Mina olen Kellis Villakook, ma olen loovterapeut ja, ja viimane aasta siis olen selle LOM-meetodiga tegelenud, et järgmine nädal lõpeb tegelikult minu väljaõpe, aga kuna mulle enda see traumatöö kogemus oli kuidagi niimoodi, et ma ise nii vaimustuses sellest ja tahtsin nii jagada seda kogemust, siis selle lommiga on niimoodi, et kui sa mingi töö oled nagu enda jaoks läbi kogenud või läbi teinud, siis kaob see nagu, sa enam ei mäletagi, et mis asi see siis oli, et mis see siis täpselt oli, millest ma tahtsin rääkida, et kuidagi nagu läheb meelest ära ja sellepärast ma tahtsin selle webinari nagu võimalikult kiiresti ära teha, et see mälestus või see kogemus, mida ma jagada tahan, et see oleks nagu värske, et ma loodan, et see on mul mingil määral veel meeles. Nii, aga webinar meil näeb siis välja niimoodi, et paar sõna siis minust, paar sõna loovteraapiast üldse, et enne kui ma lommi lähen ja räägin selline tutvustavas vormis siis lommist, et see ei ole koolitus, see on pigem selline sissejuhatus, et mis see meetod on, kuidas siis see nii-öelda kliendi vaatest, et kuidas ma kliendile seda tavaliselt seletan ja võib-olla saab nii mõnigi mõne sellise mõtte või et kuidas need pildid siis töötavad või et mis on selles pildis sellist mõjusat, et võib-olla tuleb mõni selline hea mõte ja lõpus siis järsku lepime niimoodi kokku, et kuna minu esitlus on presentatsiooni vormis, et ma teen selle esitluse ära, et kirjutage chati küsimusi, kui tekib selle presentatsiooni jooksul ja siis, kui see siis läbi saab, et siis vaatame korra nendele küsimustele otsa, et mul on ka Ave on mul siin turvaline isik siin selja taga, et ta natukene aitab seda küsimustel ka silma peal hoida, et ja lõpus siis tänutäheks, et te võtsite selle aja ja peale sellist pikka tööpäeva, et ma loosin ka ühe raamatu välja, et Tallinna Ülikooli kirjastus pani selle välja. Aga siis ei olegi midagi muud, kui ma jagan oma slaidi. Nii. Ja kuna see on minu selline esmane selline, ma olen selline suht debütant või, et see on minu esimene selline online esinemine, et siis ma loodan, et te andestate mulle minu tehnilised viperused, kui neid peaks tekkima. Nii. Ja siis ärge siis laske mõjutada sellest numbrist, mis siin slaidide nurgas on, et 27 slaidi, et need tegelikult on väga palju pildimaterjali, et ma rohkem räägin kõrvale, et ma loodan, et teil on huvitav ja kui tõesti keegi peab ära minema, siis hiilige vaikselt välja, vaadake pärast järgi, et see on täiesti okei. Nii. Aga jah, et selle webinari eesmärk oligi mul natukene võib-olla, et ma näen seda, et võib-olla loovteraapiatest üldse nagu teatakse Eestis vähe ja kui midagi ollakse nagu kuulnud, siis võib-olla see on selline lünklik või on lihtsalt mingi oma mõte tekkinud sellega seoses, et mis see on või kuidas see käib, et see eesmärk on ka natukene nagu missioonitundest ka seda inimesteni tuua seda infot
ja nagu ma enne juba rääkisin, et see minu jaoks see lommi meetod on nagu isiklikult olnud nagu nii südamelähedane ja ma nii tahan, et inimesed kogeksid seda, ja kliendid, kes on kogenud seda, siis see on väga liigutav olnud, et kuidas see neile mõjub, et see on tore. Ja ma loodangi, et saate midagi endale ka kõrva taha pista siit. Nii. Aga nagu ma mainisin, olen loovterapeut, et ma olen suunaga siis visuaalkunstiterapeut. Ja järgmine nädal siis lõpeb minu lommi väljaõpe. Eestis tegelikult on nii-öelda 2 lendu neid lommi terapeute, et kuskil, ma arvan, et üle 20 inimese või üle 20 kunstiterapeudi, kes seda väljaõpet on saanud siis üle Eesti. Ja ühtlasi olen ka süsteemne nõustaja, siis ütleme siis süsteemne töö ehk siis konstellatsioonitöö. Ja ma tean, et mul on siin ka mõned kolleegid konstellatsioonimaastikult, et tervitan ka neid. Ja miks ma selle välja toon siin, sest kuna Jörg Merts on üks lommi loojatest, siis temal on ka selline süsteemiterapeudi taust ja lommis on tunda selle konstellatsiooni või selle süsteemse töö sellist mingid elemente, et see kuidagi väga kõnetas mind, kui ma sellest lommist kuulsin ja mõtlesin, et see on täpselt see, et mis nagu ühendab sellise süsteemse töö ja kunstiteraapia. Ja ühtlasi ka siis graafiline disainer, et ma olen vist juba 15 aastat seda tööd teinud, aga nüüd selline kannapööre loovteraapiasse ja fotograafia on ka jäänud rohkem selliseks rohkem juba hobitööks kui põhitöökohaks. Nii, aga eelmisel aastal me kolleegi Jaana Ojakär-Kitsinguga tegime sellise väikse stuudio Tallinnasse, et see on Tartu maantee ja bussijaama vahel hästi lihtsasti leitav stuudio. Ja siin pildil on näha ka, et seina peale on pandud selline vineerplaat, kus siis seda lommi saabki teha, et sellest ma räägin ka natuke lähemalt, et miks see just selline on, nagu ta on. Ja kes siis Tallinnas on ja võib-olla ei taha nagu sügavamatesse töödesse minna, siis hästi toredad on ka Jaana sellised kolmapäevaõhtused loovusklubi kokkusaamised, et soovitan sinna ka piiluda, et Loovusstuudio lehe pealt leiab meie stuudio infot. Nii, aga korra siis põikan sinna loovteraapiasse, et loovteraapiaid saab õppida Tallinna Ülikoolis magistriõppes ja siis need on erinevad suunad, et loovteraapia on nii-öelda selline ühendav nimetus neile, aga seal all on siis visuaalkunstiteraapia suund, muusikateraapia, tantsu liikumisteraapia ja draamateraapia. Et mina olen siis visuaalkunstiteraapia suunal ehk siis nagu kunstiterapeut lühidalt öeldes. Aga loovteraapia on tõesti selline psühhoteraapia vorm, kus on oma kindel eesmärk, et arvatakse, et see on lastele et joonistatakse ja siis ilmselt terapeut siis ütleb, et mida sa seal siis joonistasid kokku ja annab mingi tähenduse sellele või et ütleb, mis mul siis viga on selle pildi järgi. Aga tegelikult see võib-olla ongi see, mida ma tahaks nagu kummutada, et loovteraapia on
noh, nagu psühholoogi juurde minek, et see on ikkagi psühhoteraapia, aga sinna on siis kaasatud veel kolmas osapool ehk siis kunstitöö, kunsti tegemine ja see kunst on justkui nagu kolmas osapool ehk siis kaasterapeut ja läbi kunsti siis saab nähtavaks midagi, mida võib-olla sõnades ei oska seletada või ei oska nagu tähendust anda, et tihti sellised tekivad läbi kunsti sellised sügavad protsessid ja loovteraapias on hästi kindlad metoodikad, kindel lähenemine, et kuidas me midagi teeme, vaatame ja me vaatame ka seda, et millise kunstivahendi näiteks klient valib, kuidas ta seda kasutab, et seal on nagu väga kindlad asjad, et mida me jälgime, mida me küsime, kuhu me suuname ja Tallinna Ülikoolist veel tuleb kaasa lahenduskeskne lühiteraapia, mis siis ongi nagu selle kunstiteraapiaga nii-öelda ühendatud, et moodustab sellise mitmekihilise teraapia vormi. Nii, ja siis korraks mulle hästi meeldis see slaid ühelt viimati käidud koolituselt, et siin on selline vaimse tervise kontinuumi mudel, et võib-olla mõtled korra, et kus kohas täna oled sina, et võib-olla ma mõtlen, et Eestis on selline teraapia või psühholoogi juures käimise kultuur nagu suht nigel või nagu minnakse pigem siis, kui tõesti enam muud moodust ei ole, nagu perearstile õnneks minnakse nagu aina kergemalt, aga on võib-olla selline vanem generatsioon ikkagi läheb sel hetkel, kui juba jalad endale ei kanna, et siis pöördutakse arsti poole, ja me hoolitseme oma keha eest, meil on palju igasuguseid jõusaale ja kõikvõimalikke asju, aga et samaväärselt peaks oma vaimse tervise eest hoolitsema, kas siis läbi oma hobide või kas või kunsti või mingi loomingulise tegevuse, et see on hästi nagu inimesele omane, et ta peaks kuidagi midagi looma, midagi enda heaks tegema, oma vajadusi rohkem märkama, et me oleksime selles rohelises osas, mis meil siin kontinuumil on. Ja et Eestis on ka see tervishoiusüsteem natukene muutumas, et ma loodan, et see mõte on see, et tõesti juba rohkem panustatakse sinna ennetustöösse, et ei oleks ainult see, et inimene on võitlemises või kriisis ja siis otsitakse abi ja siis ongi nende vaimse tervise spetsialistidega või nende kliiniliste psühholoogidega on nagu jant majas, et neid lihtsalt nii palju ei ole, et juba tegeleda selle ennetusega varem, et ma loodan, et see süsteem ka nagu hakkab mingil hetkel toimima niipidi hoopis. Aga tuleme siis lommi juurde, et siin on hommikune seis, et oli 247 vastust, et ma lihtsalt nii tore, et sellest kunstiteraapiast või lommist ei ole võib-olla midagi kuuldud või siis on kuuldud, aga pole kogetud. Ja ometigi te olete siin ja võtnud selle aja, et see on väga armas, et aitäh teile. Nii, aga hakkame siis lommiga minema. See on tegelikult Eestis on tõesti olnud mõne aasta ainult need inimesed, kes oskavad nüüd seda lommi metoodikat kasutada. Aga see tuleb Šveitsist, et juba 80ndate alguses siis said kokku kunstiterapeut Bettina Eker ja siis Jörg Merts, et Jörg Merts oli kliiniline psühholoog, ta oli veel gestaltterapeut ja süsteemiterapeut, erinevaid asju veel, et nad kuidagi märkasid, et nad teevad nagu väga sarnast asja ja
ja täitsa nagu panid omad asjad kokku ja tekkiski selline oma metoodika ehk siis see lösung orientiertes malen ehk siis see on saksa keelest tuleb otsetõlge lahendustele orienteeritud maalimine. Ja see lahendustele orienteeritus tähendab seda, et lahendused on inimese sees olemas juba. Et läbi sellise maalimise protsessi inimene ise suunab, et ta teab juba, kuhu ta peab jõudma, et tema sees on kõik need kogemused juba olemas ja vastused, aga läbi selle maalimise siis ta saab teadlikumaks võib-olla mingitest asjadest, mis on olnud peidus või varjus, et millele pole saanud nii-öelda näppu peale. Ja siis selles ja LOM-is on kindel selline protokoll ja me esimesel kohtumisel tavaliselt täidame sellise küsimustiku ja seal on skaala küsimused, et see tuleb ka sellest EMRD teraapiast ja siis sellest lahenduskesksest lühiteraapiast need teadmised. Et palju häid asju on siia kokku pandud. Ja ma just vaatasin ühte koolitust, kus siis üks Šveitsi loomterapeut tegi ettekannet ja seal on Šveitsis on tõesti niimoodi, et seal on lommi stuudiod selliste suurte seintega, kus saab tõesti võib-olla mingi 5-6 inimest korraga maalida, et on veel ühes haiglas nagu mitu stuudiot, et tõesti see Šveitsis näiteks on nagu eriti hinnas loom-maaliteraapia haiglates, kliinikutes, palliatiivravis, onkoloogias, dialüüsis, erinevates psühhiaatriahaiglates ka, on ju. Ja LOM International on see, kes siis neid koolitab, neid inimesi ja ma vaatasin selle lehe peale, et kes on sellise vaimse tervisega seotud, et võib piiluda, et seal on minu meelest üks väike juuni alguses tulemas selline koolitus ingliskeelne. Et meie Eesti kunstiterapeute on välja koolitanud selle ühe looja Bettina Egeri tütar, Koora Eger, et tema on meie koolitaja ja ka superviisor. Nii. Ja võib-olla see LOM-i väärtus ongi selles, et seal on hästi selge struktuur, lihtsad kujutised, mida peab maalima, et see ei ole see, et kunstiteraapias on niimoodi, et lepitakse kokku mingi teema, mida soovitakse uurida ja siis tehakse kunstitöö, et see on selline nagu vaba loomise vormis. Aga LOM-is on alguses lepitakse kokku kindel nagu pilt, mida maalitakse ja see võib olla ka mälupilt, aga see on nagu mälus juba nagu esile tekkinud nii-öelda, et see ei ole selline vaba loomise vormis, aga see on sellised hästi kindlad kujundid. Ja need kujundid, need metafoorid on hästi äratuntavad, sellised lapselikud teinekord, need võivad olla täiesti nagu mingid geomeetrilised kujundid, et selline lihtsus ka selles metoodikas, aga see ei tähenda, et ta ei ole efektiivne, on ju. Aga ja ikkagi selline, ta on suhteliselt lühike teraapia, et teinekord on 2 kohtumisest juba on palju muutusi, sellised pikemad tööd, traumatööd, need ja võib-olla kui inimene tahab nagu mingit mitu teemat lahendada, siis see ikkagi võib võtta mingi 4-5-6 korda käimist, on ju, et täitsa oleneb. Ja siis läbi sellise maalimise saabki reguleerida tugevaid emotsioone, luua distantsi sellistest ülekoormavatest kogemustest ja sellised mingid häirivad pildid või on mingi õnnetus, mida on pealt nähtud või mingi unenäos on mingi korduv, mingi häiriv pilt, et siis tegeletakse ka selliste piltidega, maalitakse neid. Ja aga sellest ma räägin veel hetke pärast, et seal kui
Bettina Eger ja Jörgen Mert seda hakkasid oma uurimustööd 80ndate alguses tegema, et siis nad märkasidki seda, et, et selliste kui on inimesel olnud selline häiriv või traumaatiline kogemus, siis sellega kaasneb mingisugune kujutis või mingi pilt. Ja kui seda kujutist maalida, siis tekib ka kergendus. Ja muidugi ma räägin oma töös võib-olla seda, et seda kujutist ongi väga ebameeldiv maalida, aga see tehakse nagu turvaliseks ja see maalitakse üle, et aju nagu saab aru, et see asi on juba juhtunud ja ta rahuneb. Ja mis ma veel edasi tahtsin rääkida? Nii. Ja kuidas see siis maaliteraapia käib, on nii, et nagu ma enne rääkisin, et on need seinad, et see võib lihtsalt sein olla, aga meie stuudios on pandud vineerplaat seina, et see on võib-olla see praktiline väärtus, et vineeri sisse saab knopkadega tegelikult selle paberi kinnitada ilusti ja paber on hästi suur, see on 70x100, et on tõesti suur ja seda maalib kaua ja see ei piisa ainult sellest, et sa maalidki selle ühe kujutise, aga pärast sa pead kogu tausta ka maalima ära, et see mõju on kõige suurem siis, kui kogu pilt on tehtud, et see tõesti on nagu mingi lõpetatus, on ju. Me kasutame guašvärve, sellepärast, et kui on näiteks traumatöös, või midagi on vaja, nagu mingi häiriv pilt on, me hakkame seda pilti tegelikult üle värvima, et mingi element jääb sealt, midagi on vaja muuta, et kogu aeg me kasutame ühte sama paberit, et me kogu aeg teeme üle, et ma näitan pärast ühte näidet ka selle kohta. Et Šveitsis on muidugi välja töötatud täiesti oma mingid lommvärvid, mis on ülipeened, et ma loodan, et ma kunagi oma stuudios ka saan neid peeneid värve kasutada, et need on nagu tõeliselt Šveitsi hinnaga aga tõeliselt mõnusad ja head. Ja tegelikult see, kui Bettina ja Jörgen Mets hakkasid seda meetodit rakendama, siis kasutatigi lastega seda meetodit. Siis lapsed maalisid pintsliga ja ikka oma parema käega, et nendel ei ole lihtsalt selliseid mingisuguseid mõtteid, et kas ikka tuleb ilus ja siis ma ei oska ja hakkavad kohe täiskasvanud hakkavad hinnanguid andma, on ju. Et lastel seda ei ole, et lapsed on hästi vahetud ja see, mida nad tahavad, see, mis neile õige tundub, et seda nad kasutavad ja neil on täiesti okei pintsleid kasutada ja kui me töötamegi lommis lastega, siis nad maalivad ikka niimoodi seina peal, aga kes on suuremad juba, siis need kätega ja kes on väiksemad, siis nemad pintsliga. Aga siis, kui lastega oli juba väga palju töötatud, siis nähti, et tegelikult on seesama lommi vajadus ka täiskasvanutel, aga täiskasvanute jaoks natukene seda meetodit kohendati, et siis tuligi see mittedominantne käsi mängu, ehk siis kui sa oled paremakäeline, siis sa pead vasaku käega maalima ja otse käega paberile. Et võtad guaši ja siis muudkui hakkad tegema. Ja oluline on see, et seda kujutist hakatakse maalima nagu seestpoolt väljapoole ja hästi-hästi aeglaselt. Ja see vasak käsi on just sellepärast, et me tuleksime peast ära, et me katkestaksime kuidagi selle oma egoga ühenduse korraks, et
öeldakse, et see parem käsi on rohkem seotud meie sellise mõtleva, analüüsiva aju poolega ja siis see teine siis mittedominantne käsi on rohkem sellise emotsionaalse aju poolega seotud. Et tulla rohkem kohale, rohkem kehasse, rohkem südamesse ja kui seda käega otsekontakt on, siis teadupärast on nahk meie suurim organ, on ju, et siis me olemegi terve kehaga kaasatud. Ja kuidagi see nagu see naha puudutus ja see on, öeldakse, et see on ka nagu viib natukene sinna lapsepõlve, sinna sellistesse sfääridesse võib-olla, et kus selline lihtsalt rääkimisteraapia ja ei küündi nii lihtsalt kui selline kunstiline tegevus või käeline tegevus. Et sellepärast on ka hästi tervendav on käsitöö või aiandus või ükskõik milline loovtegevus, mida te armastate teha, et tehke, see on väga maandav ja siis saadki nagu peast südamesse rohkem tulla. Ja kui sa oled rohkem südames, siis ongi juba palju parem olla. Ärevus alaneb, on rahulikum olla, kui on rahulik, siis mõte jälle hakkab tööle. Me näeme oma vajadusi rohkem, teeme rohkem enda heaks asju, mitte nii väga teiste heaks. Ja nii. Jah, nagu ma ütlesin, et me alustame alati seestpoolt, me ei tõmba kontuure, et kui me tõmbaksime kontuurid, siis me juba piirame ennast ära, et me raamistame oma mõtte ära, aga kui me alustame seest ja eriti kui me joonistame või maalime mingisuguseid mälupilte, mis ei ole väga täpsed ja mis on alles nagu kuskilt hakkab nagu üles kerkima, siis niimoodi vaikselt seestpoolt väljapoole minnes hakkab see maal kujunema, mälu hakkab taastuma, on ju. Nii. Ja siis lommis saabki töötada tõesti väga erinevate asjadega, näiteks sümptomid, ärevus, pinge, mingid kehalised sümptomid, emotsioonidega, hirm, viha, kurbus, häbi, siis mõtted ja erinevad uskumused, et ma ei saa hakkama või ma olen üksi või sellised negatiivsed kognitsioonid, traumaatilised kogemused ja häirivad mälupildid, suhted ja suhtemustrid, et kui me tegeleme suhete või suhtemustritega, siis me teeme portreemaalimist, siis soovid, vajadused, eesmärgid, unenäod, sisemised konfliktid, ehk siis siin on väga palju erinevaid veel metoodikaid, et mis asjaga sa mis teemaga tegeled, et siis on erinevaid võimalusi, kuidas selles protsessis nagu me liigume. Ja korraks põikame ka siia tööviisidesse, et mida väga tihti kasutame, on metafoorid. Metafoore me kasutame siis, kui on mingisugune, kui pilt puudub, kas see on mingi tunne või see on mingi kogemus, mingi heli või mingi selline asi, millel puudub pilt. Siis me anname sellele tundele hästi lihtsa metafoori, et see ei ole sümbol, et see on selline neutraalne, lihtne kujund. See on selle jaoks, et kui on mingisugused teemad üleval, siis aju on koormatud või ta viib ikka nagu mingitesse teematesse tagasi, see tunne on üleval, aga kui see teema nagu teha mingiks kujundiks ja see on hästi äratuntav kujund, siis aju vaatab, et see on täiesti ohutu, et ma ei pea enam muretsema ja ta nagu
tekib selline vabanemine või selline lõdvestumine ja need teemad kuidagi lahtuvad su sees ära, et see on hästi huvitav protsess, mida peaks igaüks kogema, et see tõesti on nii, et see on väga mõnes mõttes väga müstiline, et on hästi tugev tunne ja teed oma kujundi ära ja siis järsku mis see teema üldse oli et see kaob mu seest ära. Ja see kujund, need metafoorid saab klient ise valida, et ma tavaliselt küsin siis, et näiteks, ma toon kohe siit järgmise slaidi, on minu kliendi töö. Siin oli, see on hea metafoori näide, et see pikem kliendi kogemus on mul ka kodulehel blogipostituse all, et klient tuli aastaid tagasi, kui meil oli see koroona, et siis ta põdes koroonat ja tekkis öösel selline nagu õhku jäi puudu, tekkis selline lämbumise tunne, et tal läks vannituppa ja tal tekkis selline paanikatunne, et noh, ta ei saa enam nagu hingata, et selline surmahirm, on ju. Ja noh, need koroonad ja asjad läksid nagu üle, aga mingi intervalli tagant hakkas see uuesti kuidagi see paanikad hakkasid täiesti suvalistel kohtadel ja kuidagi, kui keegi oli nohune, et siis kohe tekkis selline hästi suur ärevus ja see kuidagi eskaleerus nagu aastaid hiljem. Ja ta sai perearst vist kirjutas rahusteid või midagi, aga midagi nagu paremaks ei läinud, siis ta tuli minu juurde. Ja siis ma küsisin, või noh, me tegime selle protokolli läbi ja ma küsisin, et kui lämbumishirm oleks anum, siis mis see oleks? No ma küsisin teisi küsimusi ka ilmselt, kui see lämbumishirm oleks geomeetriline kujund, siis mis see oleks, et me teeme mingi 3-4 erinevat varianti ja siis ta valib, et mis teda ennast nagu kõige rohkem kõnetab, aga see peab olema neutraalne, et sinna ei saa panna, et ta ei saa kui ta vastab, et oi, see on üks katkine ja maha jäetud ämber, et noh, siis on näha, et ta võtab seda kui sümbolit, et ta ei ole lihtsalt ämber, et ta on juba, tal on antud mingisugune nagu see tunne sinna sisse pandud. Ta valis ämbri ja peale seda protokolli ta siis hakkas seda ämbrit maalima ja me anname, me terapeutidena tahame, et klient kohe sellise neutraalse pildi maaliks ja me anname isegi Google otsingus pilte ette, et noh, et milline see kõige neutraalsem nagu lastel selle pildikaardi peal, et milline see ämber võiks olla. Ja ka temal tuli nagu esimese seansi seal pildi all on, et selline noh, ma ei tea, kas aju tunneb ära, et see on ämber, kui teisi pilte siin kõrval ei ole. Et igal juhul stressitase väga palju ei langenud ja järgmine kord me võtsime uuesti sama pildi ette ja me hakkasime sama pilti samale paberile uuesti parandama. Et iga peale parandust me küsime uuesti neid erinevaid skaala küsimusi ja vaatame, kuidas see edeneb. Ja siin on näha, et 4. seansil ta sai oma ämbri valmis ja andis ka ämbrile väikse kingituse, tegi selle südame, et ämbril oli, et ämber sai täiuslik tema meelest ja tema stressitase siis oli alguses alustas vist 9 pealt ja pärast oli täiesti 0 ja me tegime seda tööd novembris ja nüüd veel märtsis kirjutas, et ta isegi ei mäleta, mis see tunne on, et tal ei ole kordagi olnud seda lämbumishirmu enam, et see on imeline. Ja niimoodi me metafooridega töötame ja niimoodi me töötame ka seda, et meil on mingisugune häiriv pilt, nagu see ämber alguses sai, et ta ei suutnud teha seda kohe neutraalselt. Aga me hakkamegi siis seda ämbrit vaikselt samm-sammult korrastama ja see on hästi huvitav, et kui
kui pildi peal saab see korrastatud, siis sisemiselt juhtub ka midagi, et see on nagu need pilt ja see inimene ise on omavahel nagu seotud, et kõik, mida sa pildi peal nagu teed, et mõjutab ka sisemiselt. Ja muidugi alati ei ole nii, et kohe juhtuvad imed, et teinekord see protsess võib olla pikem ja ja siin minu meelest ei olnud ka see, et ta tuli ja iga kord maalis seda ämbrit, et teinekord kui tekib üles mingi väga suur tunne, siis me võtame teise lehe ja teeme seda tunnet metafoorina ja ka siis seansi lõpus, et kui me oleme saavutanud sellise hea tulemuse, siis on variant teha selline enda tunnustamise metafoor, et ma võtsin selle pika teekonna ette ja ka tuleviku metafoor, et need asjad nagu kinnistuksid. Nii, kui ma tulen nüüd tagasi siia eelmise slaidi juurde, siis need tööviisid ongi see kujutise korrastamine, et kui näiteks on mingisugune mingi häiriv pilt, et mingi operatsiooni järgne näiteks haav on lahti ja mingi selline kogu aeg käib peas mingisugune mingi mälupilt, see näitab, et aju ei saa aru, ma võtan seda hästi lihtsustatuna, on ju, et aju ei saa aru, et see tegelikult on kõik hästi juba, et see protsess sai läbi, see on juba ammu ära paranenud, aga tema ikka veel on sealsamas selles lahtises haavas, on ju. Et siis see kujutis, nagu ta alguses on mälupildina, siis maalitakse paberile ja siis samm-sammult siis hakkame siis seda korrastama, ehk siis ma ei tea, võib-olla haav on vaja alguses kinni õmmelda, siis on pilt, kuidas on nagu mingid pisted või kinni õmmeldud, siis on võib-olla mingi side peal, on ju, siis võib-olla on mingi arm jääb, on ju, et nagu järk-järgult mingi selline korda tegemine ja lõpuks saab aju aru, et okei, see tegelikult on see protsess juba möödas, et ma ei pea seda pilti korrutama kogu aeg ja juba toimub rahunamine ja selline see energia, mis sinna siis on läinud, see aju nende pildi töötlemistesse nagu kõva ketas, on ju, et siis see energia vabaneb ja on rohkem iseenda sees ruumi. Nii, siis on väga hea slaid, mis on ka ühe Koora esitlusest pärit, et siin näitab 60 inimesega tehtud uuringut, kus siis kõik võtsid endale mingi teema, millega lommis tegeleda ja täideti siis need protokollid. Ja protokollis siis on erinevad skaala küsimused ja siin on näha siis 0–10 on see skaala ja seal on stardi alt siis hakkab see protsess pihta, et peale intervjuud siis küsitakse näiteks see punane joon on, et subjektiivne distressitase ehk siis see negatiivne stress. Küsitakse, et kui palju see teema praegu sind häirib, et 0 on üldse mitte ja 10 on väga palju. Et siin on näha, et selline 60 inimese keskmine oli 8,5 ja siis ta jõudis lõppu, see protsessi lõppu, siis oli keskmine 1,6 ja see follow-up 1 tähendab, et see skaala küsimus esitati 1 kuu hiljem ja follow-up 2 on see, et esitati küsimus pool aastat hiljem. Et see näitab, et see protsess nagu tegelikult sisemiselt läheb edasi ja see rahunemine toimub nagu edasi, et uuringud näitavad, et on selline, et kui juba see stress on selle teemaga alla läinud, et ta on pikaajaline, et aastate pärast ei ole ka tavaliselt seesama teema nagu tagasi tulnud. Ja oluline
Küsimus on veel see PA ehk see on siis roheline, et kui kaugel sa oled soovitud eesmärgist, et 0 on, et üldse ei ole kuskile jõudnud ja 9 on siis, või 10 on siis, et jah, et ma olen oma eesmärgini jõudnud, et seal protokollis nagu püstitatakse sellised eesmärgid või et koht, kuhu siis tahetakse jõuda oma tunnetes või elukorralduses või mis iganes. Ja see sinine on siis VOK, et me protokollis küsime 2 küsimust, et kui see teema on aktiivne, et mis on see negatiivne uskumus enda kohta, et mida ma arvan siis enda kohta, kui ma nii tunnen ja mis on positiivne uskumus, et see VOK on siis see sinine ja see skaala on 1-st 7-ni, et mida ma tahan enda kohta tunda, et või arvata, et ma olen julge või ma olen armastatud, ma olen hoitud, ma kuulun, et siin näitab, et 1 on see, et see ei ole tõde, see ei käi minu kohta ja 7 on jah, ma nii olen, on ju. Ja see on samuti nagu tõusnud, et sellised tore skaala ja tänu sellele, et tohutult palju on neid uuringuid selle lommiga tehtud, siis Šveitsis on tõesti väga tõsiselt seda kõike võetud ja sellepärast seda ka sellises tervishoius agaralt kasutatakse seda võimalust. Nii, aga siis ma liigun enda loo juurde, et siin pildi peal olen mina ja siin on minu siis protsessi jooksul maalitud tööd, et neid tuli vist mingi 5, 6, 7 tööd. Et ma käin siis need põgusalt läbi, et mida ma maalisin ja kuidas see nagu see loogika või see oli, aga ma enne siis räägiksin selle algusloo ära. Et meil oli veebruaris oli traumatöö moodul lommis ja me pidime valima mingi enda traumatöö, mida me hakkame siis läbi töötama. Aga ma ei tea, mul nagu ei tulnud ühtegi asja meelde, et mul ei ole nagu mul ei ole nagu mingisugust sellist traumat, millele saab kohe näpu peale panna, et mis oleks äratuntav ja seal on ka oluline see, et sul on mingisugune pilt sellest või mingisugune fragment. Et teadupärast trauma ei ole ju see, et mis sinuga on juhtunud, vaid trauma on see, mis jääb sinu sisse pidama. Et kas see on mingi tunne või mingi kogemus, on ju, et see võib olla üks sama õnnetus näiteks, aga üks tuleb ilusti sealt välja, aga teine kuidagi ei saa sellega nagu ära kuidagi seda lahustatud, et jääb sellesse mingis osas kinni, et kas läbi tunnete või mingisuguste mälestuste. Ja tavaliselt on niimoodi, et kui on mingi šokiolukord, siis see mälu on fragmenteeritud ehk siis selline tükiline, on ju. Et me mäletame mingisuguseid asju ja mingid asjad on nagu sealt vahelt puudu. Ja siis võib olla veel nii, et me täpselt ei tea ka, et kuhu see tükk kuulub, et kas see oli nüüd eespool või tagapool, on ju. Ja aju on tegelikult stressis siis, et ta toob kogu aeg sellesama need pildid nagu uuesti esile, sest midagi on nagu lõpuni tegemata, et aju ei saa aru, et see protsess on tegelikult juba lõppenud võib-olla mitukümmend aastat tagasi, et sellesamal on see posttraumaatiline stressihäire nagu samal põhimõttel, on ju. Aga meie sees on, ma usun, et igaühes on neid traumasid nagu erinevaid, et mis on pärit lapsepõlvest või et mis on see, mis täna nagu minu sees kuidagi juhendab mind või mõjutab mind, et minu otsuseid, minu
minu mõtteid, minu valikuid, et võib-olla kui seda kogemust ei oleks, et ma teeksin hoopis teistsuguseid valikuid, aga tihti me lihtsalt ei tea, et me juhindume, et meil on oma elu ja liigume selles elus rahulikult ja mõtleme, et ega paremini ei saagi, et see ongi, nii ongi, on ju. et ja siis ma mõtlesin, et mul ei ole midagi sellist, millega tegeleda, aga mul on tunne, et mul on tunne, et mind on liiga palju. No see ei tähenda seda, et ma igal pool käin ja möllan, on ju, vaid see, et ma pean kogu aeg ennast tagasi tõmbama, et mul on hästi suur hirm ennast võib-olla kuskile näiteks ruumi minna, kus on võõrad inimesed, siis minu närvisüsteem hakkab kohe, läheb väga ärevaks ja selline sotsiaalne ärevus või siis ma tunnen, et võib-olla ma pean valima oma sõnu, et kui järsku ma ütlen midagi valesti, ausalt öeldes, ega enne seda traumatööd võib-olla ma ei olekski seda webinari teinud, sest see hirm on ikka nii suur, et minu sõnad võib-olla mõjutavad, minu ütlemised mõjutavad või et mis inimesed minust arvavad või kuidas minusse suhtuvad, kui ma midagi ütlen või midagi ütlemata jätan. Et selline pidev selline skaneerimine, et mis on õige, mis on vale, mida võib öelda, mida mitte, on ju. Et see on minuga kogu aeg kaasas käinud ja mind ärevaks teinud, aga ma ei tea, millest see tuleb. Ja LOM-is öeldakse ka seda, et see lahendus ei pruugi olla üldse selle olukorraga seotud, on ju. Et kui mul on ärevus näiteks mingisuguses seltskonnas, siis ma ei saa, siis see lahendus, et mul see ärevus ära kaob, see ei pruugi olla üldse seotud nende inimestega või selle konkreetse olukorraga, et see võib tulla hoopis mingisugustest muudest asjadest. Ja ühesõnaga ma tahtsin töötada mingi selle tundega, selle kokkutõmbumise tundega. Ja kui ma tükk aega seal, ma arvan, pool päeva oli nii, et ei olnud minu kord veel maalida, aga siis ma mõtisklesin ja mul mõtted viisid mind selleni, et mul on üks ja ainukene mälestus lapsepõlvest. Kõige varasem mälestus on see, et kuidas ma istun vana-vanaema süles ja me oleme maal ja siis ja seal on selline köögilaud, millel on sahtel käib välja ja siis seal sahtlis on vanaema või vana-vanaema käekell ja siis ma vaatan seda, et selline mälestus on ju. Ja siis kuidagi, et mulle hästi meeldis seda kella käia vaatamas ja jälle oli vaja sinna laua äärde minna seda kella vaatama ja siis vana-vanaema ütles, et mingil hetkel, et kui ma ära suren, et siis sa saad selle kella endale. Ma olin 3,5-aastane siis sel hetkel. Ja mina küsisin, et oota, aga millal sa ära sured? Ja siis ma arvan, et ma küsisin mitmeid kordi erinevatel aegadel, et kuule, et vanaema, millal sa hakkad juba ära surema, on ju. Aga see on laps, on ju, et ta ei teadvusta, et mis see surm on või et temal on vaja lihtsalt seda kella endale saada, eks ju. Ja see oli selline mälupilt. Ja järgmine selline fragment oli see, et ma olin kuskil 5-aastane, siis ma olin omas kodus ja ma leidsin sahtlist selle vana-vanaema kella ja siis mõtlesin, et minu oma ju, et ma sain ju selle endale. Ja siis ma läksin selle kellaga õue liivakasti.
ja noh, ma ei tahtnud seda liiva sisse panna ja siis ma panin selle niimoodi liivakasti ääre peale ja seal oli teisi lapsi ka veel ja siis ma mängisin ja siis ema tuli mulle mingil hetkel siis järele ja siis vaatasin, et kella ei ole ja siis ema ütles, mis asja, on ju, et võtsid, no ma ei tea, mida ta täpselt ütles, aga no ilmselt ütles, et otsisime seda kella sealt liiva seest ja igalt poolt ja noh, et no ei ole, noh, vot laps oled ära kaotanud selle, et paha lugu, on ju. Ja siis me läksime tuppa ja siis ma mäletan kuidagi seda, et noh, et seda, noh, ega ma pahandada ei saanud, on ju, aga see selline nagu see pettumuse nägu või noh, et ja siis kuidagi see ema nägu või see pettumuse tunne nagu jäi minu sisse. No vot. Aga ma mõtlesin, et mingid sellest, noh, ka ma ei tea, kas see on traumatöö või mitte, aga noh, see oli see, mida noh, mul oli üks võimalus proovida ja hakkasin seda terapeudile siis rääkima, et protokolli täita ja siis ja nii kui ma seda rääkima, seda lugu hakkasin, siis mind valdas nagu tohutu emotsioon, mida ma ei ole nagu selle teemaga kunagi tundnud. Ma nutsin, ma olin täiesti endast väljas, noh, ma ei saanud ise ka aru, kus see kõik nagu tuli, vallandus, on ju. Ja ma uskusin enda kohta, et mind ei ole olemas. Ja mul oli tohutu kurbus ja lein ja kõik asjad ja selline ülekohtune tunne ja ühesõnaga sellest minu siis töö algas. Nii. Ja noh, traumatöös on see, et me ei alusta kunagi nagu sellest nagu fragmendist või nagu esimesest sellest nähtavast pildist. Et see võib olla väga ülekoormav inimesele ja isegi minul, kui mul oli see lihtsalt see lauasahtel ja see kell, on ju, et mis ei ole midagi ohtlikku, siis mu stressitase oli nagu väga kõrge ja ma tundsin, et ma ei suuda seda nagu lihtsalt seda pilti teha, et seda oli liiga palju. Ja siis me alustamegi tavaliselt samm tagasi ja küsimusega, et millist pilti sa näed enne seda fragmenti, on ju. Aga ega mul ei ole ühtegi mälestust, aga kui see nagu küsimus esitatakse, siis see on huvitaval kombel nagu tekib midagi. Et isegi kui mul ei ole kunagi seda pilti olnud, siis sel hetkel kuidagi nagu keha teeb koostööd, on ju, või mälu teeb koostööd ja annab sulle mingi pildi ja ma nägin, et ma seisan seal köögis, seesama laud on minu ees, ma näen seda tooli ja akent, on ju, aga see on nagu hägune, et ma ei tea, mis seal täpselt on. Ja ma lihtsalt võtsin otsuse, et ma alustan toolist, ma ei teadnud, milline see tool on, et lihtsalt valisin ühe värvi ja vaikselt siis jälle selle mittedominantse käega seestpoolt hakkasin lihtsalt ühest kohast pihta ja hakkasin väljapoole liikuma. Ja see, uskuge või mitte, et see tool hakkas ise tulema. Ja lõpuks see tuli kas mingi Lutteri tool või ja täiesti nagu mõtlen, et ilmselt oligi nii, on ju. Ja siis mul tuli meelde, et seal laua peal oli vakstu, et mis muster sellel oli. Ja siis, aga ma ei mäletanud, mis see seinavärv oli, aga terapeut ütles, et alusta lihtsalt põrandast, et kui sa tead, milline umbes põrand oli, et usalda seda, et see seinavärv ka tuleb. Ja nii kui ma selle põranda värvi sinna korraks, selle näpu sinna peale panin, siis ma teadsin täpselt, mis toon sellel seinal oli. Et see oli selline uskumatu. Ja kui ma selle pildi ära tegin, siis ma olin valmis tegema seda fragmenti, seda mälestuse pilti. Ja selle fragmendiga on ka oluline see, et me ei näe seda niimoodi kõrvalseisjana. Näiteks autoavariis, kui sa oled olnud autoavariis, siis sa ei näe, et sa seisad kuskil
kuskil kõrval nagu reporterina ja näed, et autod põrkusid kokku, vaid ilmselt see pilt, mida sa näed, on kas mingi rool või mingisugune mingi aknaklaas või mingisugune selline pilt, on ju. Ja et kui lähedal või kaugel see on. Et seda on ka oluline nagu juhendada terapeudi vaates, on ju, et see saaks õige, et muidugi on mingid õnnetused, kus tegelikult inimesed kuidagi tulevadki oma kehast välja ja tõesti näevadki ennast kõrvalt, on ju. Aga selliseid mälufragmente me püüame siis kuskilt alustada, et mul oli mälus nagu milline see kell välja näeb, et ma alustasin sellest kellast ja vaikselt siis läksime sealt edasi, et tekkis see lapse käsi, see 3,5-aastase oma, siis tekkis kuidagi mingi, et okei, siin on ilmselt mingi naelad, kruvid, mingi kast ja siis oli nagu, ja kindlasti oli mingisugune punane nööripall, on ju, ja midagi oli seal vasakul pool, päris täpselt aru ei saa. Ja alguses mul oli nagu kogu see sahtlipõhi nii-öelda, see on see välja tõmmatud sahtel niimoodi seal. Aga siis ma tundsin, et nagu midagi on puudu ja siis ma veel lõpus maalisin selle üleval vasakul selle nagu üles keeratud vakstu serva ka ja siis mulle tundus, et jah, nüüd on õige. Aga kella osutid ma ei suutnud maalida, ma ei saanud aru, et mis see kell on, et selle ma jätsin tegemata lihtsalt. Ja siis, kui ma selle valmis sain, siis küsis terapeut, et mis on järgmine pilt. Aga mul ei olnud nagu mingit pilti ja siis ma mõtlesin ja järsku mul tuli pähe, et ma olen näinud ühte fotot, kus ma olen oma vanavanaema, seesama vanavanaema, kelle süles ma istusin, ma olen matustel ja mulle tundus, et ma olen nagu ema süles, et on nagu mingisugune selline grupipilt tehtud nagu matustelt, on ju. Ja tuli nagu see fragment ja siis terapeut küsis uuesti, et mida sa maalida tahaksid, et mis on see, mis sul praegu tuleb, mingi mälestuspilt. Ja sel hetkel nagu mul ei ole kunagi sellist pilti olnud, aga mul tekkis kirstu otsast nagu pilt, nagu mälupilt. Ja see oli nagu selline kõrgem või nagu lapse vaade, on ju. Ja see oli hästi huvitav, et ma nägin nagu mälupildis, nägingi seda, et on see kanga volang seal ja mingid veel üleval mingid volangid ja siis ma vaikselt hakkasin niimoodi minema ja maalisin lihtsalt selle sisetunde järgi, sest ega mul tegelikult ju mingid tegelikult ma ei mäletanud, on ju, aga lihtsalt nagu öeldakse ka, et käsi teab, on ju. Ja taustaks oli siis, hakkasin pruuniga, et taust on pruun ja siis mingisugused heledamad pruunid nagu triibud on, lihtsalt usaldasin, et nii on ju. Ja mingid valged lilled olid seal, paistsid. Ma sain selle pildi valmis ja siis terapeut küsis, et kas sa tahaksid vanavanaemale mingi kingituse teha. Ja siis see kingitus ongi see, siis ma maalisin selle roosi sinna talle nii-öelda kingituseks. Ja samal õhtul, kui me sealt stuudiost ära tulime, sõitsin ma ema juurde ja ütlesin, et kuule, mingi selline foto peab olema, kus on vanaema matused. Ja me otsisime ja leidsime selle foto üles, et seal oli küll ma arvan, et ma võib-olla mingi teismelisena olin seda pilti näinud, et me leidsime selle nii-öelda selle perepildi üles, et ma olin isa süles ja siis vanasti tehti sellise, ma ei tea, kas tänapäeval matuseid niimoodi pildistatakse. Ja siis tõesti seal paistis nagu inimeste selja taga ja see sektsioonkapp, on ju, selline pruun, nagu need vanasti olid ja siis see matuse talitus nii-öelda oli siis kodusse ära saatmine elutoast. Et see oli minu jaoks lihtsalt nii uskumatu ja täpselt seal pildi peal olidki need
valged kangavolangid ja noh, igal pool piltide peal oli inimesi palju. Aga ema ütles, et kuna me tol ajal elasime seal, siis noh, ilmselt pandigi kõik varem sinna paika ja me olime ka selles ruumis nagu enne, kui külalised tulid ja ma kuidagi kui ma maalisin seda, siis ma tundsin, et ma olen nagu lapsena seal nagu üksinda, et nagu kõhe oli olla või noh, selline tunne oli. Ja huvitav oligi see, et noh, tegelikult ju vist vana-vanaemal oligi vähk sel hetkel, kui ma ütlesin, et noh, küsisin, et millal sa juba ära sured, on ju. Ja, ja ma ei olnud isegi 4-aastane, pool aastat hiljem, kui ta siis suri, on ju, kui see minu need köögimälestused nii-öelda on. Ja siis ma läksin koju ja magasin ja ärkasin ja siis ma mõtlesin ja järsku mul tuli sähvatus, et tegelikult noh, kuna me elasime vanavanemate juures seal ja tegelikult oli vana-vanaisa ka kogu aeg nagu kogu aeg minu kõrval. Et ma ei olnud kunagi mõelnud selle peale. Ja ma sain aru, et ta on kogu aeg selline nagu hoiab nagu seda ruumi. Ja see oli kuidagi nagu selline avastus ja selline tänutunne, et ma olin tegelikult hoitud, et ma olen küll mõelnud, et noh, ilmselt see, et ema käis tööl ja ma olin nagu oma vanavanemate hoida, et see oli noh, traumaatiline nii väiksele lapsele, et see jättis oma jälje, aga ma hakkasin nagu asju nagu teisest vaatenurgast nägema, et noh, aastaselt läksidki lapsed lasteaeda tol ajal 80-ndatel ja minul oli nagu nii turvaline võimalus oma vanavanematega olla ja ööseks tuli ema koju alati, on ju. Ja siis järgmisel hommikul stuudiosse minnes, siis mul oli kindel soov, et ma pean mingisuguse sellise austuse või tänuavalduse vanavanaisale tegema. Ja terapeut küsis, et kui austus vanavanaisa armastuse vastu oleks tööriist, siis mis tööriist see oleks? Ja see oli höövel ja siis mul on selline tohutu suur höövlipilt. Ja see kuidagi nagu tõi sellise nagu, see oli nii õige minu jaoks või nii suur kergendus oli. Nii. Ja siis oli jälle küsimus, et noh, et mis siis, kuidas nüüd, kas midagi tõusis üles, et mis sa järgmiseks tahad teha, ja mul oli ikkagi üleval see tunne, et ma olen, et minu mõtetel on nagu selline jõud, et ma võin oma vanaema nagu tappa. Noh, lapsed nagu, noh, laps on nii egotsentriline, et tal ei ole seda, 3-aastasel on ju mina ja maailm ja kõik käibki lapse ümber, et kui tema ütleb, siis asjad juhtuvad, tal ei ole seda analüütilist aju veel välja kujunenud, on ju, et noh, ta ei suuda nagu laiemat pilti näha. Et ilmselt sellest ajast jäigi nagu tuli see kokkutõmbamine, et ma noh, et kui ma mõtlen või soovin midagi või ma võin oma soovide, mõtete väljaütlemistega väga halbu asju korda saata, et parem ma tõmbun tagasi. Ma väga kontrollin, mida ma ütlen või teen eelnevalt, et see spontaansus nagu kadus ära ja noh, see on minu jaoks nagu hästi tavaline olnud, et kui ma isegi teen midagi spontaanset, siis ma kuidagi tõmbun hästi tagasi, et appikene, mis ma nüüd tegin, on ju. Ja terapeut küsiski, et kui sa mõtled sellele, et pead oma tunnetes, mõtetes ja soovides ettevaatlik olema ja kui see oleks geomeetriline kujund, siis milline ja mis värvi, et siis ma maalisin sellise suure kollase ruudu metafoorina siis ja see kuidagi see tunne või see mõte nagu lahustus mu sees. Nii. Ja siis järgmisena
tulime uuesti selle kellajutu juurde tagasi, et mul oli ikkagi nagu ees see ema pettunud nägu, kui ma selle kella ära kaotasin ja ja siis ma tegin selle situatsiooni, et kuidas ma sel hetkel teda nägin. Et antud juhul see on hästi sarnane töö praegu sellele suhte ja suhtemustrite tööle, kus me teemegi selle inimese, kellega me tahame töötada, maalime tema portree ja kui see portree on valmis, siis me kõik, mis nagu mingid emotsioonid või mõtleme, et kas ma olen võtnud tema eest mingi vastutuse, et kas on mingi fakt, mida mis on selline paratamatus, on ju, et mida me peame kõik tunnistama, et nii see on ju. Ja kõik sellised teemad, mis me sõnastame need ära, et me paneme metafooridena niimoodi rinna peale. Et siin on ühel pool on need geomeetrilised kujundid on vastutuse tagasiandmine vist ja need viljad on siis geomeetrilised kujundid on faktid ja siis need viljad on vastutus, vist oli niipidi. Ühesõnaga, sellesse töösse ma ei lähe, sest see on selline minu ja ema suhteteema, et seda ma ei hakka lahti siin teile arutama. Ja tore on see, et kui see tõesti see seest saab nagu nii palju, kõik, mis on lapsena nagu muret tundnud või muret teinud, et see võib-olla ei ole saanud ennast emotsionaalselt väljendada või et sul ei ole, sa ei ole saanud võib-olla oma emotsioonidest piisavalt rääkida ja sellised väiksed asjad, mis tegelikult mõjutavad, on ju. Et kui need kõik saavad niimoodi sinna kujundina nagu välja, siis see nagu kõik nagu hajub, nagu sa lepid sellega, et jah, nii oli, et see nagu saab oma koha, see tunne, see mõte, see värelus ja kui see kõik on nagu tehtud või nagu tõeline selline lahustumine toimunud, siis me teeme ka sellele inimesele tunnustuse, et kingime talle midagi sellist, mis tal hea meelt teeks, et siin on mul emale pandud selline südamega kett kaela. Nii, ja siis ma korraks, see on eelviimane pilt siit sellest protsessist, et korraks tulin veel tagasi selle juurde, et kuidagi see tunne oli ikkagi sees veel, et tegelikult ma mäletan, mul on mälupilt, et see kell oli seal liivakasti serva peal. See ei olnud nii, et ma kaotasin ära, et seal oli teisi lapsi ka, et see võis olla nii, et keegi võttis selle endaga kaasa lihtsalt. Ja kuidagi see häiris mind ja siis ma maalisin ka selle pildi, et see on nagu, sellest võib-olla on raske siin aru saada, aga see on nagu liivakasti seest tehtud vaade, et ma kuidagi vaatasin üle õla ja siis ma veel kontrollisin kogu aeg, et jah, see kell seisab seal, seal serva peal. Nii, ja siis kui ma selle pildi ära tegin, siis tuli järsku sähvatus. Mul tuli meelde, mis selle kella peal need seierid näitasid, et see oli 1:55. Ja see oli täiesti kummaline. Ja siis ma võtsin uuesti selle vana pildi ette ja tegin selle kellaaja sinna peale. Ja viimane maal oli siis, et kui teadmine, et kella kadumine ei olnud täielikult minu vastutus, oleks kummikaru, siis mis värvi see oleks? Et see oli nii tore küsimus, sest ma nagu vajasin midagi sellist toredat joonistada või lihtsat, et see töö oli päris pingeline ja seda kummikaru oli nagu päris tore teha. Ja muidu traumatöö lõpus
me teeme ka, kui see protsess on lõpuni jõudnud, et minul oli niimoodi, et peale seda kummikaru siis terapeut küsis neid stressitaset, see oli mul 0 ja neid muid näitajaid, et ja kui see stressitase on ära alla läinud, siis tavaliselt veel tehakse selline enda tunnustamise maal, et sa tunnustad ennast selle eest, et sa oled nii suure töö ette võtnud ja läbi teinud ja siis tavaliselt lõpetatakse sellise tuleviku metafooriga, et kõik see, mis nüüd kõik see nüüd, millega nüüd sai tööd tehtud, et kui see hakkab nüüd vilja kandma, et mis vili sellest kasvab, on ju, et see selline lahenduskeskne lähenemine lõppu, et mis veel kinnistab seda protsessi. No nii. Ja sellega jõudiski minu see traumatöö lõpuni ja tore, et te jaksasite selle kõike ära kuulata ja mis ma oskan öelda veel, et see oli tegelikult selline 5 päeva jooksul ma tegin nagu järjestikused päevad, mil ma neid maale tegin ja mitte siis hommikust õhtuni, vaid kuskil päevas siis mingi 3 tundi, et kokku see on kuskil 15 tundi maalimist, et need on nii suured tööd, et see võtab aega, et kõik see taust on vaja ära teha ja teinekord on vaja midagi üle teha, midagi muuta, et see võtab kõik oma aja ja minu protsess oli tõesti nagu hästi pikk, et see ei ja ma tahtsin, ma olin nii valmis, et ma tahaks nagu kõigest sellest vabaneda, et mis mind takistab. Ja kuidagi pärast oli väga mõnus olla ja ma sattusin paarile sellisele koolitusele, ja ma märkasin, et tegelikult mul ei ole sees seda ärevust, et ma läksin rahulikult sinna saali, ütlesin tere kõigile ja siis kuidagi väga maandatud tunne oli, et see on see, et see lahendus võib hoopis mujalt tulla, et see ei pruugi olla seotud siis selle antud olukorraga, et ma olen sotsiaalses olukorras selline ärev, vaid see võibki tulla hoopis kuskilt lapsepõlvest, et sa ei saa olla võib-olla sina ise, et sa pead kogu aeg kontrollima ennast, kes sa oled, mida sa ütled ja see teeb ärevaks. Aga nüüd ma tulen korra selle raamatu juurde, et mul on eelmise aasta lõpus tuli saksakeelsest tõlkest siis eesti keelde Tallinna Ülikooli kirjastus andis selle Lommi raamatu välja, et siin on, kuidas ma teile näitan, hästi palju sellist pilte, klienditööd, kliendiprotsesside kirjeldust, seda on väga tore lugeda, et alguses, mina väga selliste metoodikasse ei läinud, et siin kirjeldab lahti ka selle närvisüsteemi neuroloogia osas, et kuidas see aju siis töötab ja kuidas ta neid mälestusi siis ümber saab töödelda ja kuidas need protsessid ja kõik see reageerimise asi ja kõik see nagu toimib, et seda võib siit juurde lugeda, et see on väga tore lugemine, läheb kiiresti tegelikult, sest pilte on väga palju, et see on selline nagu lasteraamatut loeks, kuigi seal ma olen ikka mitu korda lugenud, sest see peab nagu kuidagi nagu aru ka saama, et peab natukene aega võtma selleks. Aga siin on teile ka sooduskood, et ma panen ka chati selle, et saate kopeerida rahulikult ja siis Tallinna Ülikooli kirjastus nii toredasti pakkus ka 25% sooduskoodi, et kui Apollos on 30 € see raamat, siis Tallinna Ülikooli kirjastuse kodulehel on 21 ja kui veel sealt 25 alla võtta, siis tuleb vist alla 16 € see raamat, et põhimõtteliselt nagu Apolloga võrreldes poole soodsam. Et
täitsa tore raamat, mida lugeda või võtta raamatukogust, et või. Nii, ja kas mul oli veel midagi? Ja nüüd ma tulengi siit korra sellest, ma ei tea isegi, kas te alles olete, sest mina teid ei näe. Tuleks korraks siit jagamisest välja, kui ma siit oskan muidugi. Nii, lõpeta jagamine. Oo, näe, te olete veel alles, nii tore. Väga armas. Nii, aga üks moment. Ja, ma leian nüüd ette, et kust ma kaotasin teid ära korraks, vabandust. Nii, vajutasin valesse vestlusesse. Nii. Ja siin ma alustan altpoolt üles, et minul on lasteaias laps, kes alustab pildi värvimist rahulikult, näen, et ta emotsioonid löövad välja ja kritseldab, kasutab tumedaid värve palju, olen sellele mõelnud. Ja selle tõlgendamisega on, see on suurepärane, et ta kritseldab ja ta saabki oma emotsiooni välja, ta saab seda ennast väljendada, sest tal ei ole võib-olla sõnu enda kirjeldamiseks või selle tunde kirjeldamiseks ja see väga maandab teda, et ta saab seda teha. Ja mis mina soovitan, on seal kunstiteraapias ma ka ju ei tõlgenda kuidagi, et oi, et tal on tumedad värvid, et ilmselt ta on depressioonis ja tal on väga kehva olla või on juhtunud midagi, et alati astu lapsega, proovi sellesse vestlusesse astuda, et oi, et sa oled nagu tumedaid värve kasutanud, et mis see sinu jaoks tähendab, et võib-olla ta ütleb, et see on öö, on ju, et see ei ole, see ei pruugi nagu midagi sellist tähendada. Et lihtsalt tal on oluline, et seda märgatakse, et võib-olla oskad nagu juurde küsida ja võib-olla on väga hea talle hoopis anda veel suurem paber, nii et ja anda 2 rasvakriiti kätte niimoodi, et ta saab nagu 2 käega täiesti ennast väljendada, et see on ka nagu väga, väga mõnus. Et ja teinekord sellest piisabki, et see ongi tema jaoks selline eneseväljendus. Aga ja Elisabeth ütleb, et praegu see kood ei kehtinud, aga ma uurin selle üle, kontrollin, et ma tõesti ise ei ole käinud kontrollimas, et see on kood, mida mulle kirjastus saatis, aga ma kirjutan neile üle ja kui ma saadan teile okei. Ja ma panen, üks moment, ma panen selle kohe teile siia. Kohe panen teile siia chati. Saatsid kopeerida, jah, seal on 1. Võib-olla nüüd töötab. Nii, kas oli veel mingeid küsimusi? Vaatan. Nii. Et kuidas terapeut neid küsimusi valib või muidu suunab, kui kliendil pole pilti peas, ainult tunne ja sedagi ei oska nimetada, ilmselt väga varase lapsepõlve kogemus. Nojah, see tegelikult tuleb nagu sellise nagu protsessi käigus, et mis sõnu ta kasutab selle kirjeldamiseks. Või siis ongi see, et kui tal on see nagu see teadmine enda sees olemas, siis ilmselt ma ütleks talle, et kui see, mida sa tunned,
oleks näiteks geomeetriline kujund, siis mis see oleks, mis värvi see oleks ja siis ta saab selle kujundi maalida. Ja see tunne tuleb tema jaoks nähtavaks ja kui ta seda teeb ja näiteks maalides, et see kuidagi saab siis temast nagu välja või ta saab nagu distantsilt seda korra vaadata ja võib juhtuda, et tal tuleb midagi meelde, mingi mälestus, mingi uus emotsioon, mis selle taga on, et see ongi üks selline protsess. Ja seal jah, et meil on selline oma metoodika, et kuidas me liigume sellistel juhtudel. Aga jah, ega need meil on väga palju on sellest varasest lapsepõlvest, et esimesest, ma ei tea, 3. eluaastani on nii, et laps peab kuidagi kohanduma ja see, et ta tunneks, et ta kuuluks ja ellu jääks, siis ta peab väga paljust loobuma ja kohanduma keskkonnaga ja lapsel pole palju vaja, et temas midagi nagu juhtuks või mingi sisemine tunne jääb, sest laps ongi alles sellises aju arengu etapis, kus ta ei oska seletada neid asju ja kui me oleme täiskasvanud ja meil on sees midagi, mis meil ikkagi meie sees häirib, siis me ei saa sõnadega seda seletada, eks. Et me ei saa nagu, sest sel hetkel, kui see juhtus, siis meil ei olnud seda ajuosa üldsegi välja arenenud. See tähendab, et me peamegi minema sinna sellisesse, ongi selline kunstimeetodid, on ju, mis sobivad liikumine, et mingid tantsuliikumisteraapia näiteks, et need tegevused, mis lapsena tehti, et sa saad tagasi sellesse ühendusse selle ajuosaga, kus kohas need juhtusid, need asjad. Ja no Eestis lommi isegi ei õpetata Tallinna Ülikoolis, et lomm ongi meil nii-öelda välisõppejõud, ongi sellest LOM Internationalist on nii-öelda sisse ostetud ja praegu ongi koolitatud siis kunstiterapeute, aga kui sa lähed sinna lominternational.org lehele, et siis lom. Jah, et kohe kopin sulle selle. Nii. Ma panen praegu selle pealehe, et ma seda linki kuskilt ma nägin, seda koolituse linki, et võib sinna piiluma minna. Et seal olid vist mingid omad tingimused, et seal peab olema ongi mingi vaimse tervise spetsialist või et sul on mingisugune kogemuspõhi all, et millele, et sa oled teadlik nagu sellisest vaimsest tervisest, mingit psühholoogiast. Et selle lehe pealt leiab selle ingliskeelse koolituse. Nii. Siin on, Marili küsib, et kui seda virvarri traumasituatsioone on väga palju olnud, et kuidas need kokku võtate, ei hakka ju iga asja eraldi lahti maalima. No ma arvan, et võiks alustada sellest, mis on nagu kõige tugevamini esil, et see võib juhtuda nii, et kui üks töö saab tehtud ja see ei pruugi olla nagu nii pikk, minu töö oli nagu tõesti väga pikk. Et see ei pruugi üldse nii pikaks minna, et see võib olla palju-palju lühem, et kui see üks nagu kõige rohkem häirivam asi nagu saab lahendatud, siis võib juhtuda, et teised asjad hargnevad ise lahti. Et see ei tähenda, et peab nagu
noh, et seda peab lihtsalt samm-sammult vaatama, et sellele on raske vastata. Nii, jah, et siin on et kunstiteraapiat saab magistris õppida Tallinna Ülikoolis. Ja mina läksin sinna õppima kunstiteraapiast, ma polnud enne midagi kuulnud, aga ma ei tea, kus see nagu ma arvan, et iga asi juhtub õigel ajal. Ja ma jõudsin selleni läbi oma suurema lapse vaimse tervise murede ja tema sai nagu abi loovteraapiast Papaveris ja kuidagi sealt hakkas asi hargnema, et ma sain aru, kui oluline asi see on ja hakkasin uurima ja õppisin ise ka. Nii, jah, mina selle 70 × 100 need lehed ostsin Papiirist, papiir.ee, see on Kalamajas, on selline kunstitarvete pood. Papiir.ee. ja seal oli vist mingi noh, need on need esmaspäevad ja mustad reeded ja siis nad teevad tavaliselt see –25% ja siis ma sain vist väga soodsa, noh, mingi 1 euro vist oli üks leht, et mis on väga soodne selle suure lehe kohta. Nii, aga kas mul on siis nii, et kõik küsimused on tehtud või? Ei, siin on veel. Kui on mälus must auk lapsepõlves, kuhu jõuan erinevate tehnikatega, aga nagu ei saa sealt läbi, sest hing jääb kinni ja siis hakkan nutma, kas seda saab selle meetodiga ravida? No jah, ravimine on nagu palju öeldud, et see on selline, pigem ravimine on selline medikamentoossete asjadega, aga seda saab uurida küll ja seal ja noh, lommis on niimoodi, et kui inimene seisab seal oma maali juures, siis ja ta on kätega hästi ühenduses, et seal võib tekkida väga tugevad emotsioonid. Ja sellepärast ongi see terapeut, ka see traumateadlik terapeut kõrval, et ta juhendab selle inimese sealt läbi, et ta toetab, ta seisab ta kõrval, hoiab tast kinni kas või ja tähtis on see, et ta kogu aeg jätkaks seda maalimist, isegi kui tuleb see must auk, siis ta läheb sellest läbi, sest praegu on see, et noh, lihtsalt see närvisüsteem ilmselt noh, kaitseb sind ja ei luba sinna, sest ta tunneb, et see on liiga ohtlik, aga noh, loomulikult igaks teraapiaks ja selliseks läbiminemiseks peab olema ressurssi, et see võib olla ju raske ja see võib tuua mingid asjad nähtavale, millega peaks edasi tegelema, et oleks nagu jõudu sellesse minna, aga see on okei, et see nutmine on väga hea. et mul on väga hea meel, kui minu klient stuudios hakkab nutma, et ma tõesti rõõmustan selle üle, et see on paha öelda, aga see on tohutu vabanemine tegelikult. Et see on oluline, et me saaksime nutta ja mul käivad kliendid, kes ütlevad, et nad ei ole aastaid nutnud, et kas ravimite mõju tõttu või ongi need tunded on nii tugevalt nagu kuskile peitu pandud ja kui nad selle läbi maaliteraapia või kunstiteraapia nagu saavad selle tunde kätte ja saavad nagu pisara ja siis nad on nii õnnelikud selle üle. et see on tore, et ma julgustan sinna sellesse musta auku ikkagi vaatama, et see ei pruugi üldse must olla, et see on midagi, midagi sinus, mis kaitseb ja mis võib-olla kaitseb ilmaasjata, aga sinna peab vaikselt niimoodi etapiviisiliselt vaatama, et niimoodi ei oska öelda. Kas mälupildi kujutamise puhul kujutataksegi konkreetset asja, mida inimene on näinud, näiteks lahtine haav
no kui see on mälupildis sul niimoodi, et seal tuleb kogu aeg, sul sähvib see nagu pilt ette. No ma võin rääkida sellise isikliku loo, et minu isa suri 5 aastat tagasi ja noh, omaette ja siis politsei leidis ta ja, ja kui ma hiljem mingi politseisse, noh, mulle anti teada, et niimoodi on juhtunud, tal süda ütles ülesse või ja kui mingi politseiga hakkasin mingeid asju ajama, siis mingi noor politseinik hakkas mulle rääkima, et et sul, kui me läksime, siis ega seal vägivallatunnused ei olnud, et sul isa oli lihtsalt seal põrandal maas niimoodi külili ja siis ta oli juba siniseks läinud. Ja ilmselt nagu suri juba nagu päev varem. Okei. Ja sealt tekkis minu mälupilt. Et ma ei olnud seda ise oma silmaga näinud, ma nagu oma isa ei näinudki rohkem. Aga mul oli kogu aeg see nagu mälupilt, mis tekkis sel hetkel, kui see politseinik kirjeldas seda, on ju, et ta ei kirjeldanud palju, ta ütles ühe lause lihtsalt ja mul jäi kummitama see ja ma tegin lommi sellega, et ma tõesti tegingi selle mälupildi ja see oli tohutult raske. Ja siis ma hakkasin seda muutma. Ja see oli protsess, kus ma andsin tagasi selle näovärvi ja panin ta korralikult riidesse ja nii edasi, et ma muutsin sellise mälupildi nagu ära. Ja kui on lahtised haavad, on tõesti selline, et sul ongi nagu kummitab see, siis tõesti me teeme seda, joonistame selle pildi ja siis ma ei tea, võib-olla see haav vajab puhastamist ja kinniõmblemist ja plaastrit ja sidet ja siis me teemegi etapiliselt kogu aeg sedasama pilti, maalime etapiviisiliselt niimoodi üle, niikaua kui aju saab aru, et kõik on okei, et tegelikult see on möödunud juba.